Tere tulemast kõigile selle aasta esimesele Akadeemia ampsude veebiseminarile. Meil on plaanis 2 veebiseminari, üks täna ja üks kuu aja pärast. Ja selleks siis, et tutvustada Akadeemia õpirändes käinute kogemusi. Mina olen Sandra Vaha Eesti Töötukassast ja täna olen mina siis selle virtuaalse kogunemise põhikorraldaja, nii et kui mingeid muresid või küsimusi on, võite mulle ka paralleelselt siin kirjutada, helistada väga ei tasu, ma ilmselt telefoni vastu võtta ei saa. Aga ja täpselt nagu ma enne ka ütlesin, et kui tundub, et keegi on jäänud ooteruumi ja ma teda ei märka, et siis palun laske ta sisse. Et ei peaks olema ooteruumi, aga see on ometi siia tekkinud. Nii et tegelikult on kõik huvilised väga oodatud seda kohtumist vaatama ja sellepärast ka salvestame seda, et kõigil tõenäoliselt ei ole seda ka võimalik võib-olla täna just laivis vaadata. Ma usun, et need, kes on siia kogunenud, teavad asjast laias laastus ikkagi nii palju, millega üldse tegu on. Aga korraks siis kordan üle selle, et juba 1992. aastast saati oleme siis tegelikult sellist erinevat õpirännet toetanud. Euroopa Euroguidance'i keskused on tegelenud sellega ja põhilisi, võib-olla suurimaid. Nendest on Akadeemia. Ja see õpiränne annab siis võimaluse tutvuda vastuvõtvate riikide hariduse, tööturu ja karjääriteenustega ja tegelikult on tegemist hästi läbimõeldud programmiga, kus alati on põhjalikult ette valmistatud kõik see tutvumine erinevate asutuste ja muuga, et ta ei ole selline kultuurireis, on ikkagi väga-väga sisuline reis alati. Ja selle aasta kevadel oli kokku valikus 16 Euroopa riiki ja programmi ja meie Eestist lähetasime siis sellel aastal Akadeemiasse osalejaid nii, et need saatvad organisatsioonid olid siis Karjäärinõustajate Ühing, Töötukassa ja ka Riigikantselei. Nii et erinevad osapooled on meil siin koostööd tegemas selleks, et Eesti karjäärispetsialistid saaksid rahvusvahelist kogemust. Ja miks me siis neid ampse teeme, on see, et tegelikult on meie jaoks kogukonnana hästi oluline, et see rahvusvaheline kogemus tuuakse ka meile siia tagasi ja jagatakse seda kolleegidega, et me kõik võiksime sellest õppida ja võita. Ja tänane päevakava on meil selline, et on väike sissejuhatus ja meil on kokku laias laastus 3 sellist suurt esitlust, Hollandi kogemuse jagamine, mida jagavad siis Kaari ja Pille, Küprose kogemuse jagamine, mida jagab Maris ja Sloveenia õpirände jagamine, mida jagavad siis Monika ja Mirjam. Ja kuna Kaaril on endal vaja kella 3 ära minna, siis minu ettepanek on selline, et kui teil tekib mingeid küsimusi, siis küsige need kohe ära. On kokkulepete slaidi korra ette, vaatame, kas me oleme kõik nende asjadega nõud, mis ma olen välja pakkunud, et salvestamisele keegi vastu ei olnud, nii et selle me juba käivitasime. Siis see, et ole uudishimulik, küsi julgelt, kui tahad küsida mikrofoniga, tõsta käsi, anname sulle sõna. Kui mitte, siis meil on täiesti võimalik ka chati kirjutada. Nii et ja ma arvan, et hea mõte on sama esitluse ajal siis ka küsida, et siis esineja vaatab, et kas ta vaatab paralleelselt ka chati või siis teeme lihtsalt nii, et esineja räägib ära rahulikult ja siis ma saan sealt chatist neid küsimusi vahendada. Ja ideaalis, kui vähegi võimalik, hoidke kaamerad sees, tegelikult on nii tore üksteist näha ikkagi ka vähemalt kas või videopildis, et siis on nende häälte taga ikka nagu veel rohkem päris inimesed. Nii, aga kui kõik need kokkulepped sobivad, siis tegelikult ma hea meelega siis annakski sõna üle siit Kaarile ja Pillele. Ja me tegime ka sellise kokkuleppe siin enne juba, et ma jälgin ise siis natukene aega ka ja annan teile kuskil 5 minutit enne märku, et aeg hakkab otsa saama, et siis proovime sellest päevakavast kinni pidada. Ma usun, meil on väike puhver ka, me ei tohiks aja hätta jääda, aga varasem kogemus on, et tegelikult neid muljeid ja asju, mida jagada on palju, võib-olla tekib ka küsimusi ja see ajast kinnipidamine ei ole üldse nii lihtne, kui võiks algul arvata. Nii, aga ma peatan siit ühiskasutuse, siis me saame korra üksteisele otsa ka vaadata ja siis saab Kaari jagama hakata pilti. Tere! Kas te nüüd näete minu pilti? On ilusti näha. Jaha, tervist. Mina olen Kaari Kiitsak-Prikk ja mina pakun karjäärinõustamist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
ja minuga koos käis Hollandis õpirändes Pille. Tahad sa öelda tere? Ja, tere minu poolt ka. Ma ütlen siis kohe selle, et ma panin selle värvi, sest see läheb kõige rohkem kokku. Just pühapäeval oli Hollandis on ju see kuninga sünnipäeva tähistamine, et see oranž on selline kuninglik värv Hollandis meeleolu loomiseks. No just, ja meie käisime Hollandi sellises linnakeses, mille nimi on 's-Hertogenbosch, aga kohalikud nimetavad seda Den Boschiks ja see on Amsterdamist umbes tunnike rongisõitu. Väga väike, tore, armas linnake ja selle õpirände või selle programmi teemaks oli tegelikult mitte nii otseselt ainult karjäärinõustamise korraldamisega seonduv, vaid pigem vaimne tervis ja kaasav haridus, just siis kõrghariduse perspektiivist, et mida siis üks nõustaja või tugiteenuste pakkuja hariduses saab ära teha selleks, et toetada õppijate vaimset heaolu ja nende kaasatust. Ja selle alustuseks ma võib-olla paluks teil korraks võtta üks hetk, panna silmad kinni ja kujutlege kõik ühte sellist olukorda või stseeni. Et kuidas sa näiteks hommikul ärkad üles ja tead, et sa pead kiirustama lennule, välislähetusele, õpirändesse ja sa kiirustad lennule, lennukisse sisenedes näed sa pilooti, kes viipab seal stjuardessidele ja siis sa sõidad rahulikult oma sihtkohta, maandud, liigud edasi hotelli, hotelli restoranis, otsustad võtta väikese eine, näed kõrvallauas einestamas armunud paari. Seejärel värskendad sa end pisut ja suundud edasi siis konverentsile või sellele koolitusele, kuhu sa pead minema ja sa põnevusega asud kuulama ühte IT-eksperti, kes räägib uuendustest, mida sa oma töös võiksid kasutada just infotehnoloogias ja millised on need värsked uued lahendused. Ja selliselt sul see päev ja see õpiränne kulgeb edasi. Nüüd võid silmad lahti teha. Kuidas oli? Millised on need pildijadad, mis sulle silme eest läbi jooksid? Kas piloot, kes sulle viipas seal lennukis, oli keskealine meesterahvas või oli see pigem tumedanahaline noor naisterahvas? Kas see paarike, kes sinuga koos seal einestas hotellirestoranis, kas see oli mees ja naine või nad olid pigem hoopis mees ja mees, naine ja naine, noored või vanad? Milline oli see esineja, keda sa nägid selle konverentsi laval esinemas, kes rääkis tehnoloogia uuendustest? Kas see oli a la Mark Zuckerberg, keskealine valge meesterahvas või see oli pigem erivajadusega mustanahaline noor naine? Tegelikult selle väikese mõtteharjutuse andis meile seal programmi üks juhtidest, kelle sõnum oli selle harjutusega see, et vaimne heaolu ja kaasamine algab tegelikult meist endist, igaühest, sellest, kui hästi või halvasti me suudame mõista teisi inimesi enda ümber ja kui hästi või halvasti me suudame oma stereotüüpidest ja oma mätta otsast kaugemale näha. Et meie aju on üles ehitatud nii, et me paratamatult eeldame alati asju enda ümber ja inimesi enda ümber, millega me oleme kõige rohkem tuttavad, mis on meie sarnased. Aga selline lähenemine ei ole sugugi toetav selles kontekstis, kui me räägime kaasamisest, kui me räägime vaimsest heaolust, vaimse heaolu tagamisest kõigile võrdsest ja õiglasest kohtlemisest. Nii et kogu see teekond peaks algama sellest, et me nõustajatena saaksime ise märgata enda stereotüüpe ja neid, kuidas me kedagi väga lihtsasti välja arvame juba sellega, mida me vaikides eeldame või ei eelda.
et jah, kogu see programm oli siis niimoodi, et meil oli väga väike tore grupikene, meil oli 11 osalejat 9 riigist, Saksamaalt, Austriast, Šveitsist, Taanist, Norrast, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Hispaaniast ja siis meie kahekesi Pillega Eestist. Korraldajaid oli ka päris mitu, kes siis olid samamoodi erinevates positsioonides, kes olid küll Euroguidance'i töötajad, aga Euroguidance'i töö oli nende tööde hulgas siis üks paljudest, et nad olid tegelikult seotud kõik ka teiste ülesannetega. Ja grupis oli tõesti erineva kogemusega, erineva taustaga inimesi, küll oli seal inimesi, kes töötavad rakenduskõrghariduses, küll oli inimesi, kes töötavad immigrantidega, küll oli inimesi, kes töötavad täitsa nagu põhikooli õppuritega ja hästi erineva taustaga, et tõesti äärmiselt rõõm oli nagu tutvuda selliste mitmekülgsete inimestega. Need korraldajad olid ka nagu väga-väga sõbralikud ja väga vastutulelikud. Millest meile seal räägiti põgusalt, mis oli meie jaoks ka väga huvitav, mida ma ühelt poolt läksin ka sinna seda saama, et kuidas seal on kogu see süsteem üles ehitatud, kuidas on Hollandi haridussüsteem, kuidas on need tugistruktuurid. Ja kuna selle akadeemia õpirändeprogrammi koostajad seal on ise kuuluvad ühte sellisesse rakukesse, mis ongi nagu selline kompetentsikeskus, kaasava hariduse kompetentsikeskus, mis keskendub kõrghariduse tasemele, siis nemad teevad ka muu hulgas erinevaid uuringuid. Ja nad rääkisid meile muu hulgas näiteks, et üle poole Hollandi nagu kõrghariduse taseme õppijatest vajab mingisugust tuge. Et mitte need ei ole siis nagu erivajadusega õppurid, vaid ka kõikvõimalikud muud vajadused, mis tulenevad nende kodustest oludest või nende hetkesituatsioonist või mis iganes muud. Ja koguni üle 80% õppijatest on mingisugused funktsionaalsed piirangud. Need võivad olla siis nii-öelda ametlikud diagnoosid, aga need ei pruugi olla nii-öelda päris diagnoosid, vaid need on midagi, mis neil on mingisugused takistused, eks ju. Ja see on see kontekst, millega nad seal nagu tegelevad ja nende uuringutest näiteks tuli välja ka sellised huvitavad asjad, mis mulle lihtsalt nagu meelde jäid, et pooled noortest, 16–25-aastastest noortest hindavad oma heaolu tegelikult halvaks. Nad ei ole oma heaoluga rahul ja alla 30-aastaste hulgas on surmade põhjus number 1 enesetapp. Ma ei tea seda võrdlust Eesti statistikast, aga selles mõttes olid nagu sellised infokillud, mida nad seal jagasid, et millega Hollandis, mis on see Hollandi kontekst, et need olid hästi põnevad. Ja meie programm koosnes erinevatest õppekäikudest, erinevatest loenguosadest, nagu praktilistest workshopidest ja loomulikult kogu see teadmine nagu kumuleerus ka omavahelistes vestlustes ja ühistes õhtusöökides ja nii edasi. Et lühidalt nagu selle essentsi kokkuvõttes on see, et mis minule nagu meelde jäi ja mida ma nagu kaasa võtsin, on see, et kui me räägime seda, et kõrghariduses, mida me saame teha, et me nagu mis on võrdsus? Võrdne oleks see, et me anname kõigile õppijatele ühesuguse toe, eks ju. See on see esimene pilt siin, kus on igal õppijal ühesugune kast all. Me anname neile kõigile ühesugused õppematerjalid ja ütleme, et kõik on võrdselt koheldud. See olukord ei rahulda neid õppijaid, sest et mõned neist ikkagi ei saa seda, mida vaja. Ja õiglane kohtlemine on see, sellisel juhul, kui me annaksime tuge ja vastavalt sellele, milline on iga õppija konkreetne vajadus, eks ju. See on see keskmine pildikene seal, et me kohaldame näiteks õppematerjale, õpikuid, õppeprotsessi vastavalt igaühe personaalsetele vajadustele ja sellisel moel aitame siis neid, kes vajavad lisaabi natukene järgi. Aga tegelikult see põhimõte, mis peaks olema, mida nad on nagu koondanud ka sellise
süsteemi või raamistiku alla nagu Universal Design for Learning on nii-öelda nagu see kaasav õppimine, mis tähendab seda, et me süsteemselt lihtsalt eemaldame kõik tõkked niimoodi, et kõigile oleks nagu ühtemoodi võimalik nagu ligi pääseda ilma, et keegi vajaks üldse nagu mingit erituge. Et see pildi pealt on väga lihtne, võtame tara ära ja asendame millegagi, millest kõik ühtemoodi läbi näevad. Aga nagu kuidas seda tegelikult hariduses saaks teha, et see on hästi suur teema ja ma panin siia slaidile ka lingi, tõenäoliselt teile vist on võimalik ka slaide pärast ju jagada, et kes on sellest teemast rohkem huvitatud, saab selle lingi kaudu nagu lugeda rohkem ja seal on ka väga põhjalikud põhjalikud materjalid tegelikult, mis on praktiliselt hästi kasulikud, mida võiks siis nagu nõustaja abiga ka saada näiteks kohaldada haridussüsteemis. Ka meil ma kujutan ette, et näiteks, et kas me oleme täna valmis selleks, et me saame kõikide õppijate eesmärkidega arvestada, et me saame need kõigi õppijate jaoks selgelt sõnastada, et me saame lasta kõigil osaleda nende eesmärkide valimises ja seadistamises. Kas me oleme valmis selleks, et kogu info, mida me edastame, on kõigile ühtemoodi kättesaadav ja mugavalt kasutatav. Ja kas me tagame selle, et need õppijad saavad oma õpitut väljendada, näiteks kas või kodutööde esitlemise raames, niimoodi, et see kõigile sobib sellises tempos, selliste vahetähtaegadega, sellises formaadis, nagu see kõigile sobib. Kas me täna saame pakkuda oma, individuaalseid nõustamisi sellisel moel, nagu see kõigile sobib, ilma et see kellelgi tekitaks mingisuguseid lisaebamugavusi, eks ju. Et võt see oli nagu see selline põhiraamistik minu meelest, mida nad seal jagasid. Pilla, kas sa tahad siia kuidagi midagi täiendada või midagi kommenteerida? Ja ei sa väga ilusti lõid juba seda nagu tausta või nende lähtekohti on ju. Ja selle tiimi kohta veel nagu seda, et nad töötavad nagu ühes suuremas organisatsioonis, on ju Sinop, on see lühend ja samas need enamasti sellised nooremad inimesed, need kõigil oli nagu oma ekspertsus ja siis nad jagasid seda enda ekspertsuse nurka meiega ja samas tõesti hästi paindlikud, hästi sellised nagu arvestavad ja samas eesmärgi kindlad on ju, et see oli nagu lõi hästi sellise mõnusa baasi sellele õpirändale ja kui ma mõtlen praegu nende teemade peale siin ka kuulates, et üks asi, mis ma nagu enda jaoks sealt nagu kaasa võtsin, on see, et ikkagi see teema on ju, see inclusivity, see nagu kaasamine, et nad näitasid, et see ei ole ainult sõna, see ei ole ainult mingi ülalt alla tulev poliitika, vaid et see nagu päriselt on ka olemas. Ja mäletan, et ühe koha peal ma just nagu küsisin ka nagu neid näiteid, et kuidas te siis nagu õpilastega seda koolides olete nagu viinud läbi seda, mis neid ilusaid põhimõtteid ja paar näidet, mis ma võin siin jagada ka, et kuidas õpilasi siis kaasatakse just nagu ütleme esimese astme koolides on ju, mitte ülikoolis, oli see näiteks, et kui koolis pakuti midagi karjäärinõustamise laadset, aga siis oli nagu see mure, et koolil on mitu hoonet, on ju, nagu meilgi tihti, kas seal põhikool ja keskkooli osa erinevates kohtades, keegi ei leia üles seda õiget inimest, kus see õige uks on, kust ma sisse astun. Nemad arutasid õpilased koostöös siis nende aitajatega, panid kokku on ju oma ahjud, oma kogemused ja lõid sellise lihtsa süsteemi, et mingi kaardistus, mingid sildid kuhugi toimib. Ja teine oli see, et õpilased nagu panid tähele, et õpetajatel napib teadmisi, oskusi, kuidas rääkida sellistel näiteks vaimset tervist puudutavatel teemadel, õpilaste vajadus. Nagu me teame ju ka meil on tegelikult nagu suurem, kui võib-olla see õpetajate valmisolek on ju vastu sellele vajadusele tulla. Ja siis nad koostasid juhised õpetajatele, et kuidas rääkida, mida küsida, sellised hästi praktilised näited, kui nagu raskus on ju õpilasel. Et sellised hästi elulised toredad näited. Et on võimalik küll. No just ja neid elulisi toredaid näiteid meile tegelikult tuli nendelt õppevisiitidelt, käisime nagu mitmes kohas,
Programm oli hästi tihe, aga samas see ei tundunud nagu nii-öelda nagu hull andmine, et see oli kuidagi nii mõnusalt ära jagatud, et alati päevad tundusid hästi pikad ja põnevad, aga see ei olnud nagu nii-öelda stressirohke ja täispakitud. Et me näiteks käisime sellises kohas, nagu ma nüüd valesti hääldan, kindlasti Vrie Universiteet, Vrie Universiteet. Aitäh, Pille! Minule jäi meelde, et see on nagu vaba ülikool, eks ole. Ja kus siis meile räägiti just seda osa, et kuidas see ülikool toetab, millised on need tugisüsteemid, mis toetavad siis tudengite heaolu. Meid eraldi nagu karjäärinõustamise keskusesse või karjäärikeskusesse ei viidud, küll ma sain aru, et see neil seal on olemas. Aga et nagu konkreetselt olid need näited, mis seal väga hästi toimivad ja mida ma kindlasti võtaksin kaasa siia meile Eestisse ka ja võimalusel nagu integreeriksin või rakendaksin seda praktikat, on tõesti see, et tudengilt tudengile see lähenemine, et tudengid teavad ise kõige paremini või õppijad teavad ise kõige paremini, mida tema sarnane õppija vajab, millist abi, millist tuge ja kuidas, et tudengite enda initsiatiivist loodud või projektist loodud student well-being point või tudengite heaolu ruum või keskus ka füüsilisel kujul sai siis ülikooli poolt toetust, see tehti päriselt ära, kuigi see algas nagu väikesest tudengite projektist ja siis ülikool toetas seda projekti ja nii edasi. Ja neil on tööl spetsiaalsed inimesed, kes seda asja seal korraldavad ja juhivad ja süsteem on üles ehitatud ka niimoodi, et need kaasõppijad, kes teisi õppijaid siis toetavad, et see ei ole vaikimisi eeldatud, et sa toetad teisi vabatahtlikult, et see on nagu ühiskondlik vabatahtlik panus. Et kui sa kellegi heaolusse panustad, siis seda tuleb ka tasustada, mis tähendab, et see omakorda tõstab siis nende panustajate nagu turvalisust, finantsturvalisust, heaolutunnet, olulisust ja mis iganes nagu emotsionaalset ja käegakatsutavat heaolu. Et see oli nagu hästi tore, neil on hästi palju erinevaid initsiatiive, mida nad seal teevad, kuidas nad siis nagu panustavad ja kalender on, kõik koondab kokku, kõik on koondatud kokku ühtsesse kalendrisse, nii et on hästi nähtav igal sammul ja kõik, kellel võiks siis nagu toetust ja abi vaja minna, siis seda peaksid tunnetama, et just see sõnum, et me oleme siin, me oleme sinu jaoks olemas, igal võimalikul kujul, et see oli seal täiesti nagu läbivaks jooneks. Ja täpselt sama asi tegelikult oli ka ühes rakenduskõrgkoolis. In Hollandis ma panin siia slaidile ka nagu lingi, nendel on ka täiesti selline nagu võrgustikupõhine süsteem koolis sees ja et kuidas toetada õppijaid ja õppijate heaolu, õppijate hakkamasaamist, kuidas üldse igat üksikut õppijat nagu aidata ja võimestada ja kaasata ja nii edasi. Ja nende lähenemine on see, et see esmane kontakt on õpetaja, on õppejõud, on see põhiõppejõud. Ja seetõttu on tõesti õppejõududele tehtud hästi lihtsalt, nagu Pille ütles ka, hästi lihtne selgitus, et kuidas sa lähened, kui sul on 4 erinevat tüüpi õppurit, näiteks, et keegi, kes on nagu mitte kaasatud ja väga kurnatud või kes on kaasatud, aga ta on hästi energiline või need, kes on nii-öelda mitte kaasatud või kõrvale jäänud ja aga omaette hästi siiski energilised või emotsionaalselt hästi nagu heas kohas või need, kes on nagu kaasatud, aga nagu emotsionaalselt kurnatud. Kuidas sa nendega nagu käitud? Mida sa teed nendega? Korra näitan, neil on selline brošüür nagu välja antud ka, et see on nagu selline uuring, nad tegelevad nagu uurimusega ka ja siis need lihtne selline kokkuvõtlik on ju ülevaade, et mis tüübiga tegemist, kuidas temaga on ju nii-öelda käituda. Et kasutavad kohe praktiliselt nagu seda uurimust ka ära. Just, ja see uurimustegevus neil on nii-öelda tõesti pikaajaline läbi aastate ja selle pealt nad on, et kuidas nad me rääkisime hästi palju sellest, et kuidas motiveerida nagu vastajaid ja nii edasi, eks ole. Et nende nipp oli see, et nad on välja töötanud sellise tehnoloogilise nutika lahenduse, et kui õppur täidab ära selle nii-öelda heaolu küsimustiku, siis ta saab
nii-öelda mingi personaalse, sellel testil on siis nagu mingid personaalsed tulemused, et see täitja saab siis nagu konkreetselt sulle personaalselt vajaliku info, et mida sa võiksid teha, mis seisus sa oled ja nii edasi. Aga seal oli samamoodi, et tähtis oli see, et see nõustamisteenus ja kõikvõimalikud tugiteenused on igal sammul nähtavad, et on olemas nii-öelda tudengite coachid, tudengite nõustajad, tudengid tudengile nõustajad, erinevad kooliülesed nagu initsiatiivid, tugigrupid ja seal mainiti ka seda, et neil on nagu erinevate koolide üleselt loodud sellised e-kursused on nagu levinumate probleemide puhul, näiteks seal, ma ei tea, edasi lükkamine või imposter syndroom, kuidas see eesti keeles on see? Petturi sündroomiga toime tulemine ja nii edasi. Ja selles Hollandi rakenduskõrgkoolis oli hästi huvitav hetk, kui mina küsisin, et aga karjäärinõustamine, et teil on siin küll igasuguseid muid nõustajaid, aga karjäärinõustamine, selle peale vastas üks tudeng täiesti siiralt, aga me ei muretse tööle saamise pärast. Et tegelikult tuli pärast välja, et muidugi see karjäärinõustamine on olemas, seal on nagu erinevad õpilasnõustajad, kes seda teevad ja see õppejõud, kes on nagu esmases kontaktis, tegelikult jagab ikkagi seda infot, nende õppe on juba nagu selle karjääri teemaga nii läbi põimunud. Ja üldiselt on Hollandis muidugi ka see töötuse määr üsna väike, nii et vähemasti selles koolis ei olnud muret, et keegi tööle ei saa. Nii. Aga siis selles koolis jagati meile ka ühte head nippi. Ma praegu korraks lõpetasin selle jagamise, mida võite võib-olla ise kasutada oma klientide, oma töökeskkonnas. Lähme korraks Mentisse, menti.com. Ja kes tahab sinna sisse logida, siis see kood on 1101 4804. Nii, ütlen uuesti, te näete seda ekraanil ka seda koodi, eks ju? Võtke üks hetk aega ja lisage sinna omalt poolt, kui sa mõtled iseenda peale, mis on peamised stressorid või sellised, mis sind igapäevaselt nagu natuke närvi ajavad ja energiat ära võtavad, mingisugused igapäevased jamad, pisiprobleemid, häirijad. Kui on töö, siis pane midagi spetsiifilisemat. Mis asi selles töös on täpselt see stressor? Kas stressor on see, et tööl on külm? Kahjuks on nii, et ei lase enam muud vastust anda, et kui ma juba panen töös, ma nüüd enam täpsustada väga ei saa. Uue saab panna. Töökoormus, liiga palju erinevaid üle, magamata öö, ajapuudus, kiire. Fun fact, meil on aegade algusest saadik on 24/7 aeg. Kuidas meil siis nüüd järsku maru kiire on? Aga jah, nii ta on. Et see on tõesti väga naljakas. Ma nüüd mõtlen, kuidas ma siit saan. Ma panen selle praegu kinni. Võib-olla ma pean vist ikkagi jagamise lõpetama. Nii, ja nüüd võtame 1 minuti selleks, et vaadata, millised on sinu energiaallikad. Pane kirja sellised asjad, mis toovad sulle energiat juurde, mida sa tead kindlalt, mis on energiaboosterid, mis panevad sind tundma nagu mõnusasti,
Need võivad olla ka väga väikesed asjad, mingid pisikesed asjad, mis sind iga päev pisut laevad. Voodi, juturaamat, päike. Praegu meil jagab sellist udust pilti minule vähemalt. Ma ei tea, kuidas teistel on. Vaata, kas sa saad uuesti jagama panna. Ma panen Click to exit full screen. Subscribe, sharing, tantara, proovime uuesti. Võite lisada veel vastuseid. Present, proovime. Share content. Ei saa, ta ei lase jah, kui ma panen täis ekraani peale, siis ta ei lase mul tõesti seda asja jagada. Nii nagu sa eelmist jagasid, oli väga hea. Nii oli tegelikult kohe jooksvalt meie vastuseid näha, et sa võid uuesti samamoodi teha, nagu sa selle esimeste vastustega tegid. Nüüd ta ei lase mul enam üldse midagi jagada. Kahjuks. Millegi pärast ei lase ta mul enam üldse midagi jagada. Üks moment, vaatame. Nii, kas nüüd on midagi näha? Ja energiaallikad. Okei. Just see ei ole küll päris õige vaade, aga noh, jumal temaga. Igatahes on meil energiaallikad voodi ja hea kaasteeline värske õhk, valgus, liikumine, krimiseriaalid, endale aeg, ilus ilm ja metsas jalutamine ja lugemine ja head suhted lähedastega ja väike pilates ja vesi aeroobika ja sport ja liikumine. Väga tore. Igal ühel on need erinevad, aga päris palju ka ma kujutan ette kattuvad, eks ole. Ja selliste asjade märkamine siin juures keskendudes just nendele energiaallikatele võiks olla nagu hea sõnum ka meil nende inimeste jaoks, kellega me töötame, et tuletada endale meelde ja tuletada oma klientidele siis meelde, et igal päeval teha midagi nendest, mis on energiaallikad, panna need endale kuhugi nähtavale kohta ja pidada neid silmas, et neid oleks nagu võimalikult palju iga päev ja et olla nagu tekitada need harjumused, et neid energiaallikaid ja nende tarbimist ikkagi meeles pidada ja hoida. Et vahel on see selline väike asi, suure mõjuga, mida ka nõustaja saab iga kell nii iseendale kui oma nõustatavatele meelde tuletada. Aga siis me tahtsime, see oli üks asi, mida meiega seal tehti. Nüüd võib jälle jagamises slaidid panna, on ju, Kaari? Ma vahepeal ütlen, et teil on enam-vähem 3 minutit jäänud, aga kuna meil aega on, siis ma arvan, et te saate ikkagi rahulikult lõpuni rääkida. Kuna me nagu vaatasime Kaariga, et me tahaks võimalikult palju pakkuda teile ka neid erinevaid kilde, kus meie enda kogemus nagu oli see, et see on nagu vähem või rohkem mingi kihtasi või võiks kasutada või huvitav. Et siin on nagu lihtsalt üks asi, igaüks saab seda ise edasi uurida, kes soovib, ja osadele ka kindlasti tuttav. Aga see on nagu selline, on ju, selline põhiväärtuste selline nagu kvadrant. Ja me tegime selle igaüks ka ise läbi. Siin ta nüüd ingliskeelsena on, aga mõte on see, et siin vasakul ülal on mingi selline nagu keskne väärtus või mingi omadus on ju, mis sul on. See võib näiteks olla otsustavus, et oled selline energiline, pigem saavutamisele orienteeritud, sul on selged printsiibid, oled selline töine. Mis siis saab nool paremale üles, kui seda on liiga palju, kui sa lähed nagu liiga kaugele selle hea omadusega, siis sellest saab nagu selline lõksukoht, on ju. Ja siis see otsustavus võib nagu hoopis muutuda selliseks survestamiseks, pushi olemiseks, on ju, et ei oska nagu õigel ajal lõpetada, survestad teisi liiga palju. Ja siis vaadatakse on ju nool alla, parem all olev nurk, et mis on selle positiivne vastand, et mis on sinule siis nagu väljakutseks, on see, et olla kannatlik. Ja seda kannatlikkust võib-olla natuke siis on nagu hea arendada. Ja samas, kui see läheb nagu liiale, kui sa seda kannatlikkust nagu liiga palju ellu viid, siis võib-olla, see on nagu selline allergia koht, et siis on sus võib-olla liiga palju, sest ootame, vaatame, küll kuidagi saab, et mis on nagu jälle vastand on ju sellele algsele otsustavusele ja tegutsemisele. Et see oli nagu selline
üks tore asi. Kas liigume edasi, siis meil on paar väikest asja veel. See pingviinislaid on ka tore. Ja see on üks pisike asi, mida võib väga lihtsalt kasutada. Öelge mulle, kuidas pingviin liigub maal? Milline ta on? Keegi niimoodi paterdab, on ju? Niimoodi natukene tota, kuidagi nagu kohmakalt, eks ju. Aga kas te olete näinud pingviini vees? Milline ta seal on? Väga kiire ja voolujooneline, just täpselt nii. Ja ongi nii, et igal ühel peab olema ümber see õige keskkond, mis võimaldab tal voolujooneliselt liikuda ja meie asi nõustajatena on luua see õige keskkond igale pingviinile. Ja mainimata ei saa jätta on ju seda harde leerskooli, mis tähendab siis tõlkes kõva või ka raske õppimise kool, aga see on eelkõige suunatud inimestele, kes on olnud pikemalt töötud, vahel ka nagu mõni kuu, vahel on ju aastaid. Nad on kaasanud nagu sinna rugbyõppe, mis on ju tõsine sport, nende coachid, vähemalt 2 noort meest, keda meie nägime, on olnud või on praegu rahvuslikus rahvus on ju kõige olulisemas meeskonnas ja nad treenivad neid inimesi, aga see on väga ilusti nagu sellise enesejuhtimise õppega põimitud ja me ise siis osalesime pool tundi kehva ilmaga, üldse ei tahtnud minna, mina vähemalt sinna väljakule, aga peale seda pool tundi oli nii nagu tõstetud tunne ja jälle läbi kogemuse oli selge, mida nad teevad, miks nad teevad, kuidas see mõjub, et see on hästi selline jälle respekt igaühe vastu, kõik on päriselt teretulnud, ei loe see, et kas sa oled kes sa oled seal tööelus varem olnud või mis su oskused või nagu see tagapõhi on, kõik on koos, pannakse nagu seda palli viskama, väga sujuvalt läks see selliseks meeskonnatööks tegelikult juba, kas toetad üksteist on ja kuidas see käib ja nad tegelikult siia alla on meil pandud on ju ka paar näidet, et mis on nende põhimõtted, sellised nagu millele nad toetuvad, mille kallal nad tegelikult ka treeningutes, ka teoreetilistes workshopides töötavad ja see on selline coachingu küsimus, et tegelikult nad aitavad neid inimesi selles rühmas coachivate küsimuste teel nagu seda oma teed leida, aga see rugby teeb selle selliseks mänguliseks ja nagu hästi kihvt algatus ja nende poolt ka tegelikult see, kui keegi siin praegu teab Eestis inimesi, kes midagi sarnast teevad, ma tean, et on olemas jalgpalli nagu rühmad, kus ka coach itakse inimesi, et siis võite märku anda, et seal on nagu üks projekt, mis ootab partnereid, et me saame neid nagu kokku viia nende Hollandi projektivedajatega. Lihtsalt Pille lisan, et see sõna, mida sa otsisid, on rahvuskoondis. Rahvuskoondis, tänan. Ja mõtlesime just seda kuulates, et huvitav, et kas olles ise selline juba mitukümmend aastat soccer-mamm, et jäi mõtlema, et kui praegu on see Klaavani ja Pohlaku duell, et kas sellise teema võiks ka sinna kusagile visata nende, ma ei tea, mänguväljakule, aga jah. No ja ma arvan, et nendele kuluks ära just see kognitiivne treening, siis mida need poisid tüdrukud seal teevad. Ja lõppkokkuvõttes oli tõesti nagu lühike nädal või selles mõttes, et nagu me olime seal ikkagi terve nädal, eks ju. Tundus nagu üsna lühike aeg, aga tegelikult neid muljeid ja kogemusi ja neid on päris palju, mida siis nüüd nagu kihi haavalt ikkagi tuleb välja. Mina tegin päris hea portsu märkmeid ja nüüd tagantjärele on siin veel õppimist ja tudeerimist küll, et oli väga silmi avav ja väga tore. Hoolimata sellest, et ma olin enamus ajast palavikuga maadlemas ja enamus vabast ajast siruli, aga ma ikkagi nagu osalesin enamus sisutegevustes ja see oli äärmiselt põnev. Kahri oli hämmastavalt vapper, et keegi ei oleks teadnud, et sa oled haige, kui sa ei oleks seda öelnud. Aga hästi, kas äkki mõni küsimus, siis me saame selle kiirelt ka vastata. Aga ma jään ka pikemalt, kui hiljem tuleb. Ja chatti pole praegu küsimusi tulnud. Kas keegi tahab äkki mikrofoniga küsida? Tundub, et hetkel mitte.
Ja, et tõesti Pille saab siis jagada ka veel, kui tekib mingeid küsimusi hiljem. Aitäh, Kaari ja Pille, selle esitluse eest. Ja siis, kui te tudeerite neid märkmeid edasi ja leiate sealt uusi häid asju, siis jagage ikka meiega ka, et kirjutage siis nupukesi ja me kõik oleme tegelikult väga huvilisena alati lugemas ja vaatamas neid. Aga siit siis annan edasi sõna Marisele, kes räägib, kuidas Küprosel õpirändel käimine oli. Ja kohe proovin laadida oma esitlus ka. Nii, peab natuke aega. Mind on kuulda näha, ma loodan. Ja kenasti. Ma panen taimeri ka. Ma Maris sulle siis ka annan märku siis, kuidas ajaga on. Just. Et natukene siin laeb tundub. Et võib-olla ma siis vaikselt alustan nii kaua, kui ta laeb. Ma loodan, enne me katsetasime, siis ta ikkagi ilusti laadis ülesse. Ma ei tea, mis ta nüüd siin mõtleb. Ma vaatan korra. Nii, tundub, et nüüd kohe. On näha. On näha, näete? Väga hea. Et mina siis jah, nagu siin juba öeldud, käisin Küprosel ja ma kuidagi, kuna ma ei tea täpselt, milliste ootustega inimesed siin on, ma kujutan ette, et väga erinevate ootustega, siis ma kuidagi enda jaoks mõtestasin selle esitluse nagu 3-ks. Et ma kindlasti puudutaks seda osa ka, et miks õpirändesse üldse minna või mis see mulle andis, et sihuke väike võib-olla, et mis mind motiveeris ja võib-olla siis kedagi veel motiveerib, et võib-olla natuke sellest räägiks. Siis üldse, et mis see kava ja programm meil oli, et mis me tegime. Ja siis 3-ndaks jagaksin siis ka ühte, ma ei saa selle kohta võib-olla meetod öelda, aga võib-olla sellised ikkagi head praktikud, mida ma olen juba oma töös jõudnud selle nädala aja jooksul kasutada, et minu jaoks hästi väärtuslik kogemus ja informatsioon, et võib-olla kellelegi veel on siis nagu kasulik. Aga ma ei tea, minu poolest te võite küsida kohe nii-öelda vahele segada ka, heas mõttes ongi soovituslik küsige kohe praegu või kui pärast jääb aega, et mulle sobib absoluutselt igat moodi. Nii. Aga siis ma kõigepealt alustakski võib-olla sellest, et miks mina olen akadeemias käinud ja miks mina soovitaksin akadeemiasse minna. Et minul tegelikult teine kord, kas äkki 3 aastat tagasi käisin ma Brüsselis ja kohati ikkagi õpiränne võib-olla mingid asjad kattuvad, aga seekord oli hoopis teistmoodi. Teistmoodi mitmes mõttes, et ennekõike see isiklik areng, ma arvan, et oli seekord mitmes mõttes kuidagi paremini tuntav või ma ise kuidagi tundsin ennast väga hästi. Alustades selles, et ma läksin seekord üksi, et ma pidin olema kogu aeg seal nii-öelda üksi, rääkima inglise keeles, rääkima Eestist, rääkima meie haridussüsteemist või minu enda igapäevatööst, et mul ei olnud kedagi, kellega nagu ventileerida või kõrvalt kedagi, et eelmine kord, kui ma käisin kolleegiga koos, kes oli väga selles mõttes hea esineja, hea suhtleja, perfektse inglise keelega, ta oli välismaal elanud, temal alati meeldis argumenteerida, mina siis tema tuules seal ka, eks ju, aga seekord ma pidin kogu aeg olema ise, mis tegelikult oli minu jaoks tohutult mugavustsoonist välja, seda enam, et inglise keelt ma igapäevaselt siin ju väga ei praktiseeri. Jah, vabandust, ma unustasin tutvustamata, ma olen Saaremaa osakonnast Eesti Töötukassast, karjääriinfo spetsialist, et see läks täitsa meelest ära, et ma vaatan, nii paljud on oma inimesed ja tunnevad, aga siin on ka võib-olla inimesi mujalt, et tõesti, et inglise keelt oma töös ei räägi väga palju. Et selles suhtes oli see tohutult ikkagi mugavustsoonist välja ja see areng oli tohutult tunda, olgugi, et see oli 4 päeva. Ja seda enesekindlust, eks ju, et üldse minu jaoks ka üksi reisimine, uude kohta, uude riiki, väga kihvt. Ikkagi selle valdkonna inimesed, kuigi minul oli nii, et
mina olin siis, eks ju, Eesti Töötukassast, üks mees Saksamaalt oli siis kohalikust munitsipaalasutusest, aga teised kõik olid koolidest, et koolide karjäärispetsialistid ja tegelikult hästi palju oli ikkagi karjäärinõustamist. Et selles mõttes jah, alati peaks nagu vaatama, mis oli nagu põnev ja kindlasti minu jaoks ka väga vajalik, aga jah, et oli natuke võib-olla koolide keskne. Ja uued rahvusvahelised kontaktid. Meil on siiamaani WhatsAppis väga aktiivne suhtlus, me suhtleme, kirjutame, saadame pilte. Kokkulepe on, et mis riik Eurovisiooni võidab, sinna minnakse külla. Loomulikult Eesti on ju praegu väga suure potentsiaaliga, nii et on oht, et see kamp tuleb kõik Eesti külla. Nii et selles mõttes väga kihvtid inimesed, väga ägedad, hästi erinevad, aga kuidagi see klapp esimesest õhtusöögist saadik kuni lõpuni välja, super. Et sellist rahvusvahelist kontakti või võrgustikku ja ka tööalaselt loomulikult, et küsida erinevaid asju erinevatest riikidest, nagu sul on see väga hea kontakt nagu olemas. Ja tõesti, et ma olen siin lõppu pannud ka kolleegide silmaringi laiendamine, et meil on üks asi see, et teile praegu siin räägin, aga ka oma osakonnas siis on väike plaan, et teha ka ettekanne, rääkida siis, mis ma sealt kuulsin, mis võib-olla mingid nipid või asjad, mida meie saame siin kasutada igapäevatöös, et selles mõttes see, et minu jaoks on need ikkagi hästi olulised need faktorid, et kõik info kogu aeg ei olnud ainult tööalane, eks ju, aga see isiklik areng kindlasti töötaja spetsialistina on hästi oluline. Ja seekord see kandideerimine oli minu jaoks tegelikult see programm hästi ikkagi teadlik valik. Et kui ma esimene aasta kandideerisin, lihtsalt vaatasin, et on huvitav, tunduvad huvitavad teemad, et proovin, siis sel aastal ikkagi esiteks kandideerimine ilmselt ongi natukene võib-olla mitte küll nagu keerulisemaks, aga see akadeemia on saanud, mulle tundub nagu tohutult populaarseks ja ikkagi ei piisa nii, et sa teed paar lahtrit täidad ära, vaid sa pead ikkagi tegema niisuguse korraliku motivatsioonikirja või ära põhjendama, siis mind seekord just see Küprose kava kõnetas kõige rohkem. Et pärast ma lähen teemade juurde, siis ma räägin ka, et ma olin ikka väga õhinas seal, eriti kui ühed töötoad olid. Et selles mõttes nagu väga äge kogemus, nagu nii mitmes mõttes, et isiklik, professionaalne, et mina olen nii tänulik selle võimaluse eest. Nii. Aga räägin siis natukene programmist lähemalt ka. Kokku siis 5 päeva. Esimese päeva õhtul, 7. aprilli õhtul siis jõudsin Küprosele ja siis lennusõit läks hästi koos vahemaandumisega. Võtsin sealt bussi, panin siis pealinna Nikosiasse, hotelli, korra said seal natukene ennast maha laadida ja kohe tuli siis õhtusöök. Nii et esimene päev algas niisuguse toreda tutvumisega siis. Ja osalejaid oli meil siis 12 erinevast riigist ja ma arvan, pooled olid umbes, kes olid siis ikkagi kahekesi. Et üksinda olin mina ja paar osalejat veel. Et ja seal oli ka hästi näha, et need, kes olid kahekesi, vahepeal saksamehed rääkisid saksa keeles seal, eks ju, prantslased prantsuse keeles, et ikkagi mina tahtsin suhelda, mina pidin ainult inglise keeles rääkima, mis oli väga hea. Ma mõtlesin ka juba inglise keeles, mõtlesin oma mingisugused kodused asju selle õhtul, mõtlesin, ma mõtlen inglise keeles juba, et super kogemus. Et siin ongi esimene päev. Oli siis, siin on veel osad puudu, osad jõudsid natukene hiljem õhtusöögi lõpuks, et jah, oli selline, kohe selles mõttes, et kes on käinud või et sinna vist nagu valitakse ka ikkagi sellised inimesed või tegelikult karjäärispetsialistid ongi vist loomud sellised inimesed, et nad on kõik nii toredad, nii head suhtlejad, positiivsed, sõbralikud, abivalmid, et seal üldse nagu kohe nagu vanad sõbrad, eks ju, et hästi soe vastuvõtt, juba seal mingi kingitusi jagati, nendel on kombeks, et nagu see oli kõik hästi-hästi kihvt.
Nii, aga järgmine päev hakkas siis kohe meil programm pihta ja me ööbisime kogu aeg ühes samas hotellis, mis oli hästi hea. Meil olid kaasas siis kogu aeg kohalikust tööbüroost 1 või 2 inimest ja siis oli veel üks selline büroo või firma, kes siis korraldas seda üritust, et nende korraldas seda bussitransporti ja nii edasi, et nemad siis olid ka, et kogu aeg oli keegi olemas, kontaktid olid olemas, kõik toimis nagu suurepäraselt, nii et selles mõttes hästi mõnus. Ja esimene päev läksimegi kohe, minu jaoks või siin ka Töötukassa inimeste jaoks hästi põnev. Ma panin meelega sellise pildi, et see oli selline nagu natukene nagu läheks ajas tagasi. Et kui meil on harjunud, et meil siin Töötukassas on ju väga kaasaegsed ja uued töökeskkond ja lahendused, siis seal oli, see pilt pole veel kõige, seal oli ikkagi küll jah, et natuke tundus siukse aastast 95, et need ruumid ja kõik. Aga põnev oli, meile tehti mitu ettekannet, kuidas see kohalik elu seal on, kuidas see tööturg on, et selles mõttes oli nagu põnev, et eks Küprosel on ka, et nendel on ju türklastega, nad omavahel on seal sööjajalal ja läbisaamine pole nii hea ja kuidas need Türgi kliendid ja Kreeka kliendid ja et see oli nagu põnev ja siis me saime varjutada siis ühte klienti, et oligi klient, mina sain varjutada, oli selline, ma ei teagi, kas ta oli, mis rahvusest ta oli, aga ta oli jah, ma arvan, et ta oli moslem ja pisike väike noor naine ja 6 last oli tal ja siis hästi põnev oli, ega me ei saanud aru, see ei olnud inglise keeles, aga pärast meile tõlgiti siis, et kuidas see nõustamine käis ja see oli hästi naljakas nii, et nõustaja tegi siis mingil hetkel nagu meie keeli töövahendust või sellist nõustamist ja siis mingi hetk hiljem päeva teises pooles oli ta karjäärinõustaja ehk et kõik tegid justkui kõike kuidagi rotatsiooni korras. Et see oli nagu põnev. Aga ja peale seda me läksime, kui me seal asutuses ära käisime, siis me läksime ühte teise asutusse, mis oli siis kohalik munitsipaal asutus, ühesõnaga pakkusid erinevaid ka koolitusi, aga see oli nüüd küll hästi, jällegi täitsa vastupidi, see oli üks hästi kihvt maja, see maja ise oli selline vana maja korda tehtud, tohutult inspireeriv, see koolitusklass oli seal, ma vaatasin, kui oleks meil sellised, saaks töötuba teha, hästi põnev oli. Ja seal jällegi hoopis teistmoodi, mis koolitusi nemad seal pakuvad, nad teevad küll ka selle kohaliku nii-öelda tööbürooga koostööd, aga seal on ikkagi jälle natukene teise suunaga kliendid, et see süsteem on jah, ikkagi igas riigis on oma nüansid ja ta asus nii põneval kohal, et võib-olla olete ka kuulnud, et Küprosel on see ikkagi see Green Line, ja see ongi päriselt olemas, et see Türgi pool ja seal vahepeal on see nii-öelda ei kellegi maa ja seal ongi nii, et majad on lihtsalt nagu meetri pealt äkki maha jäetud, see terve, kuidas see Green Line läheb üle Küprose saare, et hästi põnev, et ka kultuuriliselt need hooned ja kõik, ja käisime ka Türgi poolel, õhtul meil oli siis vaba aeg ja käisimegi siis Türgi poolel ka, et seal oli mitu passikontrolli ja oli ikkagi natuke kõhe, aga saime ikka tagasi ja oli nagu põnev. Et mina Küprosel olin esimest korda, et minu jaoks oli juba see põnev. Et jällegi, et hästi mõnus. Nüüd 3. päev, minu jaoks kõige ägedam päev üldse, sest et olid siis 2 ägedat töötuba. Ja kuna ma igapäevaselt ikkagi tegelen suures osas kandideerimisdokumentidega ja kõik need töövahendusportaalid, see persoonibränding, kuidas tööandjana silma hakata tööandjale nii-öelda töötajana, siis minu jaoks oli see hästi põnev. Et siin ongi, ma mäletan, et peale seda, kui mina olin nii positiivselt häid emotsioone täis peale seda neid töötube, siis pärast, ma ei mäleta, kas see oli saksa poiss või keegi ütles, et ma ei tea, mulle nagu väga ei meeldi nii sihuke Ameerika üks ülepaisutatud, et see teema ka nagu, et tema on koolis, eks ju, nõustaja, temal ei olnud nagu väga, eks ju, et oligi igaüks ilmselt noppis sellest õpirändest on ju oma asjad, on ju. Mina olin täiesti vaimustuses, nii
et ja olidki siis 2 töötuba, tegelikult sel päeval oli veel, me külastasime veel tegelikult, ma kõik ei ole pannud neid asutusi ja kohti oli veel, kus me käisime, et see oli ka hästi pikk päev, et me käisime veel ühes tehnikakoolis, me käisime veel erinevates koolitusasutustes, et meil käimisi oli küll ja küll, et ma siin üldse kõik tegelikult, et programm oli tihe, aga ta oli kuidagi sellises mõnusas Küprose vaibis, ma ei oska öelda, et seal ei olnud nagu mingit sükest, kõik oli siuke mõnus, rahulik, aga kogu aeg nagu midagi toimus, et hästi-hästi kihvt. Ja siis oligi 2 töötuba. See oli vist üks päris kallis töötuba, see oli tasuline, nii et meie korraldaja poiss, meesterahvas siis ütles ka, et tal on nii hea meel, et ta sai meile need töötoad nagu võimaldada. Ja see oligi seal ülikoolis auditooriumis ja osad inimesed olid siis veebis. Ja oligi 2 nii-öelda põhilist teemat. Üks oli siis, kuidas siis nii-öelda CV-d siis ehitada. Daniel Catalan kutsub ennast resümee-männiks, et siuke kihvt tegelane, ja siis teine oli siis LinkedIni nii-öelda rockstar, nagu ta ennast kutsub, et Kristina Sathapoulos, ma ilmselt hääldan seda valesti, saate siit lugeda ka. Et need olid siis need, mis minu jaoks olid tõesti põnevad ja ma vist küsisin seal kõige rohkem küsimusi ka, sest tõesti, kui me räägime CV-de tegemisest, ega meil ei ole siin ju ka mingid otseselt ju reegleid või seadusi, kuidas peab neid koostama, et on mingid head tavad ja praktikud, millest me lähtume, et ikkagi natukene erisust riigiti, aga ikkagi palju sukest põnevat sai. Nii et ja siis tõesti veel, nagu ma ütlesin, külastasime erinevaid ülikoole, kõrgkoole seal, et siin oli siis Küprose Euroopa ülikool ja siis seal see masterclass, mis oli ka nagu hästi suurelt välja reklaamitud, mida tegi siis üks professor Nikos Troosos seal. Aga seal juhtus selline asi, et temal oli just olnud hiljuti üks operatsioon ja arst ei lubanud tal liikuda kodust välja, ehk et ta tegi seda veebi teel. Ja see kuidagi jäi natukene meie jaoks võib-olla selliseks, ma ei oska öelda, ta ei olnud võib-olla nii kaasaarav, et ta natuke võib-olla monotoonselt rääkis, neid küsimusi oli veebis, ei olnud nii mugav võib-olla kuidagi küsida, et oli põnev, oligi põnev ja rääkis hästi palju, keskendus just sellele noorte psühholoogiale ja kuidas ikkagi see pandeemia aeg on mõjutanud, et see oli hästi põnev tegelikult. Aga jah, et selles mõttes võib-olla minu jaoks ta jäi natuke nende teiste teemade nagu varju, et millest ma just olin nagu nii vaimustuses. Aga mis see oli, selles mõttes väga okei, et oligi erinevad asjad ja igale ühele midagi, et kõik. Ja samamoodi oli seal ka selles ülikoolis suur karjäärikeskus, siin ka siis nad karjäärikeskuse siin boss siis nii-öelda oma assistendiga siis tutvustas oma seda keskust, ka hästi põnev, hästi suur, võimas keskus, ka erinevad nii-öelda siis erinevad seal veel oma jaotised, et seal on see vaimne tervis ja kõik see karjääriteemad ja kuidas tööandjatega saab ühendust ja Sandra. Ja just, et just ja 5. päev oli siis see nii-öelda, see oli nüüd siis see, et pidime tegema siis ettekande ja loomulikult siuke 60-liikmeline auditoorium inglise keeles, pool tundi ja pidime siis rääkima ühest oma parimast praktikast ja tegelikult enamus seal ikkagi rääkisid sellisest koolide võib-olla nende kohalike haridussüsteemist ja võib-olla kuidas see karjäärinõustamine on üles ehitatud, aga mina rääkisin, kuna oli ikkagi see, et parim praktika, siis mina rääkisin oma ühest sellisest heast praktikast, mis ma arvasin, et võiks nagu meeldida nendele, see oli tööklubi 55+ klientidele, mida ma siis siin Töötukassas teen. Ja see nagu väga meeldis, nad küsisid nii palju küsimusi, ja tegelikult seal ei olnud mitte midagi hullu, aga lihtsalt ikkagi ütleme nii, et pinge tegelikult oli peal. Mul oli mitu kuud ikkagi see esinemine oli küll natuke siuke ja jällegi ma teadsin, kui ma selle ära teen, tohutu siuke pingelangus ja mõnus aga ei, nad küsisid palju ja üks naine ütles Prantsusmaal on midagi sarnast teinud ja siis me rääkisime, kuidas nendel ja kuidas meil on et hästi põnev, hästi mõnus. Ja nüüd ma siia lõppu, kuna paar minutit on jäänud, mul ei ole otseselt, ma ei saanud sealt nagu mingisugust nagu meetodit, et nüüd,
et mingit töölehti või selliseid asju, aga ma enda jaoks tõesti, nagu ma ütlesin, kõige rohkem ma arvan, sain näpunäiteid ja niisugust inspiratsiooni LinkedIni profiili loomisel. Ja kusjuures väga naljakas on see, võib-olla ma olen ise rohkem ka klientidele sellest rääkinud, aga mul on see nädal 2 klienti, kellega me oleme LinkedIni profiilid. Ühega me tegime täitsa nullist ja teisega me oleme siis seda hakanud nagu nii-öelda kaasajastama ja üles ehitama. Et hästi põnev. Ja jah, siin ta ütleski, et siin ma võtsingi tema enda lehelt. Seal oli hästi tore, me postitasime, ta jagas meie postitusi, ta kirjutas personaalselt pärast, siis seal läks selline mõll lahti, mingid need korraldajad kirjutasid meile, jagasid meie postitusi, et kui sa oled pildil, siis see info jõuab ikkagi hästi palju igale poole, aga sa pead olema kogu aeg aktiivne, et mul ei ole endal hetkel küll sellist ressurssi, et kogu aeg seal iga nädal postitada, aga sealt sai niisuguse pisiku kätte. Et ma lihtsalt siia panin mõned mõtted tõesti, millele ta nagu pööras tähelepanu, kellel siin ka LinkedIn profiil on või kes plaanivad teha, et see pilt peaks olema ikkagi professionaalne, et ta peaks olema ikkagi nii-öelda selgesti äratuntav ja ikkagi professionaalne pilt, erinevad variatsioonid, kuidas siis seda silmapaistvat pealkirja luua, et ärge pange oma, mida paljud teevad, panevad oma praeguse töö ametikoha sinna nii-öelda, et ärge pange, kasutage mingeid erinevaid fraase enda kohta, et ühesõnaga, kuidas see bänner luua endale sisukas, et ma olen ja siin mõned, siin on tema enda profiil. Et näiteks Ameerikas vist on juba üle 90% ju inimesi kandideerivad läbi LinkedIni, et meil see võtab aega, saarlastel aega, Tallinnas on see võib-olla aktuaalsem, aga vaikselt tuleb. Nii et selles mõttes oli see nagu hästi hea kogemus ja tegelikult ta saatis ka enda slaidid. Ma ei ole, mõtlen, et infot on palju ja pole lihtsalt jõudnud hakata nüüd ise kõike läbi töötama, aga ma siin juba 1-2 kliendile olen juba jaganud ka ja kui kellelgi on huvi, siis ma saan kindlasti mingid slaide ja infot teile veel jagada, et see profiili nii-öelda koostamine võtab nagu aega. Et jah, ja seal me ka pidime töötoas siis tegema kohe, panigi praktilisi harjutusi tegema, et tegimegi selle endale pealkirja, siis koos partneriga vaatasime selle üle ja tõesti, et tee selline profiili bänner endale. Canvas on olemas, kes veel ei tea, siis Canvas on olemas täiesti LinkedIni bännerid, kus saabki võtta selle bänneri malli nii-öelda. Nii et selliseid asju on ju see, minust see, eks ju, et mis ma endast kirjutan, seal on võimalik kuni 200 sõna, et tõesti midagi isikupärast, nagu on see sihuke, üldse see persooni bränding käis sealt hästi tugevalt läbi kogu aeg. Jällegi, mina olen ise ka väga seda usku, nii et mind see nagu hästi kõnetas. Et siin ka jah, mõned mõtted, et ma vaatangi, ma arvan, aeg on nagu läbi, aga jah, et jälgi lemmikuid, hoia kõike asjakohasena ja tavalised andmed, loomulikult haridus ja töökogemus. Et tema soovitas ka, et ta ikkagi nädalas korra võiks olla seal aktiivne ja isegi kui oled tööle saanud, siis ära jäta seda kontot nii-öelda unustuste hõlma, vaid ikkagi aktiivselt kasutada ja suhelda tööandjatega. Võt, vist on aeg nüüd läbi, 1 minut on meil jäänud. Ja sul on mõned küsimused ka siin, Maris, et tegelikult 2 tükki minu ja Liisi omad mõlemad puudutavad seda LinkedIni asja. Mina küsisin, et mis on see üks asi, mida sa enne ei teadnud, kui sa seda esitlust küsisid ja Liis küsis natuke teise nurga alt, et mis need peamised mõtted olid, mis sa kaasa võtsid. Aga neid peamisi mõtteid mulle tundub, et sa jagasid ka, et see küsimus tuli enne, kui sa seda põhjalikumat slaidi näitasid. Ja. Mina LinkedIni puhul näiteks hästi lihtne asi, et kui sa LinkedIni profiili lood, siis ta küsib sinu käest sinu vist praegust või viimast töökohta ja inimesed panevad, sest mina samamoodi panin oma töökoha ja ta lööb kohe selle minu praeguse töökoha sinna pildi või sinna about me sinna alla, eks ju. Et Maris Pints, Eesti Töötukassa karjääriinfospetsialist, aga tema näiteks ütles, et võtke see ära.
et pange hoopis midagi muud, et töökogemusena muidugi ta jääb töökogemuse alla, aga ja siis ta jah põhjendas seal veel ära, et ikkagi, et ma ei seoks ennast nagu ühe töökohaga, töökohad on olemas, aga ma näitaks oma unikaalsust ja oma nii-öelda oskuseid ja just, et see oli see, mida ma nagu ei teadnud, aga jällegi see on tema vaade, ega siin ei ole ühtselt nagu võib-olla reeglit, eks ju, et nii nagu need kandideerimisdokumendid on. Ja näiteks, kui see CV-männ mees nii-öelda, kuidas ta kutsub, resümee-männ meile rääkis CV-dest, siis tema ütles niimoodi, et jällegi, et kuidas ta ütles siis, et pilti pigem mitte CV peale panna. Mina kohe seal, eks ju, I have a question, et meil Eestis, vähemalt meil Saaremaal väga palju tööandjatega räägin, nad ütlevad, et pilt ikkagi eristab ja paneb CV elama, et kuidas siis nii, et mitte nüüd siis panna, et tema ütles, aga et sa paned ju nagunii oma LinkedIni profiili lingi sinna ja siis tööandja ju kohe vaatab, eks ju. Siis ma ütlesin, okei, et meil võtab see veel aega, et meil väga palju ei panda LinkedIni profiili järjest enam, eks ju. Et selliseid asju, et ega mingit raketiteadust ei olnud, eks ju, eks igal ju tegelikult spetsialistil ka oma käekiri. Et me oleme, ma arvan, ka karjääriinfo spetsialistid Töötukassas tegelikult, kui vaatad ikkagi igaühel oma käekiri. Et siin hakkavad natuke ikkagi mingid suksed võib-olla isiksused ka rolli mängima. Et see on jah, aga pigem just põnev need erinevad nurgad, et näha, et see ongi erineva nurga alt see lähenemine. Vaat. Suvekoolis profiili tuunimise praktilise töötoa teha. Võime mõelda. Jah. Et mul ongi, ma ütlen nii. Jah. Töötukassa meetodite laad ka kindlasti ootab häid esitlusi. Nad küsisid ka juba, aga ma mõtlesin ka, et ma ei tea, kas on nagu otseselt mingid meetodid, mida jagada, et ega see LinkedIn ei ole ju nüüd mingi, ma arvan, teil paljudel on ju korralikud profiilid olemas, et ega mul endal on ka profiil, aga ma ütlen, kui ma aktiivselt ei otsi tööd, ei kasuta, siis ta on mul samamoodi natukene unustuste hõlma jäänud, et aga ma sain sealt nii palju siuksed nagu jälle siukest nagu särtsu, et vaat nüüd hakkaks tegema ja see oli hästi nagu põnev. Et selles suhtes ja kui nüüd kliendid otse nagu tahavad ja ka, siis ma jällegi katsetan, ka õhtul katsetasin kodus enda profiili peal läbi, siis kohe oli kliendile, eks ju, hea, et üks asi on see, et ma koolitusel kuulen, aga ise läbi teha, et just, et selles mõttes on ka hea motivaator, et ise ka hoida ennast nagu vormis, et ma tean, mida ma kliendile räägin ja nõustan. Et selles mõttes, jah, et Eestis on ju ka väga palju häid koolitajaid, et ma olen ka ühel koolitusel käinud. Indrek Põldvee vist on meie see Eesti LinkedIni nii-öelda jumal, nagu ta kutsub ennast, et ka väga kihvt koolitus oli. Aga kui kohe kasutama ei hakka, et mul on ka nüüd materjalid on olemas, ma pean ilmselt hakkama nüüd kasutama kohe, et aga pole veel jõudnud, natukene olen nokitsenud. Vaat nii. Aga igal juhul, kes veel kahtleb, siis mõtlen sealt õpirändest, et akadeemiast igaüks saab, arvan, võib-olla need ootused ja eesmärgid ongi erinevad, et mina sain nagu, mõtlen nii mitmel tasandil, et selles mõttes väga kihvt ja suke eneseületus jõulude saadik hakkasin juba pabistama, et mul on ju see ettekanne seal inglise keeles ja siis ma kindlasti ei tea ju mingisugused inglise keeles töötuskindlustushüvitist või mis läheb mu käest küsivad, ma ikka pabistasin muidugi, et igapäevaselt spetsiifilisi sõnu ju ei tea. Ja siis mõtlesin, aga mis on kõige hullem asi, mis minuga juhtuda, siis seal saab, kui ma ei tea seda ühte sõna või mis siis juhtub, on ju, et näed, olen siin. Ja väga soovitan, hästi mõnus kogemus. Vaat. Nii tore, aitäh sulle, Maris. Ma usun, et sõnavaraga, kusjuures kes kardavad sõnavara pärast, aitab akadeemiasse minekuid väga hästi ka see e-Pathfinderi e-kursus, et see on kindlasti ka toeks, nii et ei jäeta teid selle murega nagu üksi. Ja, mina täitsa kasutasin seda, oli hea. Jah, just, ja ma loodan, et Maris on ka nõus oma slaide jagama, sest need olid siin hästi sisukad. Ma usun, et hea meelega vaadatakse neid ka rahulikult järgi. Kaari enda omad ka juba jagas, nii et me saame pärast leida viisi nende materjalide jagamiseks ka. Ja siis annan siit nüüd siis sõna edasi Monikale ja Mirjamile, kes käisid Sloveenias, et nemad saaksid ka oma kogemust jagada. Jaa. Tere kõigile, aitäh. Ma võtan alguses otsa, teen lahti ja siis kohe annan sõna Monikale ka. Ma jagasin teile
kas on Akadeemia Sloveenia see slaid näha, jah? On. Väga tore. Nii, sest mul endal veel siin selles teie vaates veel hetk tagasi veel näitas Mari see slaid. Nii, aga siis on hästi. Ja kui midagi on, siis julgelt segage kohe vahele valju häälega. Mina olen Mirjam, igapäevaselt töötan Haridus- ja Noorteametis personalipartnerina ja lisaks olen karjääriteenuste entusiast juba pikemat aega. Minuga koos käis õpirändes Monika. Monika, ütle omalt poolt. Ja mina olen siis tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik Riigikantseleis. Mulle nii meeldib, kuidas kogu aeg rõhutas ja Riigikantselei ka tuli seekord siis õpirände sponsoriks. Ja see karjäärinõustamise osa on hästi väike osa minu tööst viimastel aastatel, et pakun seda siis tippjuhtidele, kes ametist lahkuvad või kavandavad oma mingit karjääripööret või siis ka tippjuhtide järelkasvule, et sellise niši sihtrühmaga töötan. Ja siis me tutvustame siis oma seda Sloveenia õpirännet, kus meie käisime ja ma kohe ka, kuna meil on imeilusad pildid esitluse juurde valitud, siis ma tutvustan ära, et meil oli imeline vastuvõtja Sabina, kes on Sloveenia Euroguidance'i koordinaator või programmijuht siis sealtpoolt ja tema juba enne meie sinna jõudmist oli kokku pannud meie tutvustustest ja meetodite jagamisest hästi toreda brošüüri ja selle siis kogumiku kaane pildi ma kopeerisin siia ka nende imeilusate edelweissidega, mis ta eesti keeles on. Nii, siin on meiega siis kaasrändurid. Meid oli kokku siis 8 inimest 4 riigist ja hästi huvitavad ja sellised rikastavad olid just need omavahelised arutelud ja kogemuste jagamised nii lõunalauas kui ka bussisõidul ühest kohast teise või õhtustel aegadel, et hästi sisukad mõttevahetused olid, mis kindlasti rikastasid kogu seda lähetust. Et mitte ainult Sloveenia, aga kõik nende üksteise riikide kohta õppimised ka. Programm oli siis, pildi peal on Sloveenia pealinn Ljubljana ja programm oli meil siis üldjoontes selline lühidalt öeldes, et me tutvusime riiklike teenustega nii tööturu suunal kui haridussuunal, mida siis riiklike karjääriteenustena pakutakse ja nõustamisteenustena. Me külastasime paari kutsekooli ja Ljubljana ülikooli karjäärikeskust ja oli ka huvitav arutelu NEET-noorte teemadel. Ja lihtsalt taustaks või selle konteksti tutvustamiseks, et Sloveenia on ligi 2 korda väiksem oma pindalalt kui Eesti ja seal on ligi 2 korda rohkem inimesi kui Eestis ja ometi on see hästi rahulik ja vaikne ja selline just niisugune rahumeelne kohakene, kus olla. Ljubljana pealinnana on ka ligi 2 korda väiksem kui Tallinn oma inimeste arvu poolest. Seda oli ka tunda seal ringi kõndides, et sellist rahuvaikust ja mitte kiirustamist, mis meile silma hakkas. Töötusmäär on väga väike, tähendab tööhõive on väga kõrge ja see oligi meie selle õpirände üks põhiteemadest, et kuidas siis leida inimesi, kuidas kõiki hõivesse veel tuua, kes veel ei ole, sellepärast et töötajate puudus on siis seetõttu väga suur. Töökonkurssidele kandidaate ei jätku. Seetõttu kutsutakse välismaalt töötajaid eelkõige Bosniast ja Serbiast, aga siis võib-olla sellistele töödele, kus Euroopast töötajaid ei leia, et isegi ka Nepaalist ja Filipiinidelt siis töölisi kutsutakse. Ja kultuurilises mõttes võib-olla selline Austriaga tihedam side ja sarnasus, selline saksa tööeetika on siis see, mis iseloomustab neid ja nende töökultuuri. Väljakutsed siis, nagu ma mainisin, et see hästi kõrge tööhõivemäär viib selleni, et on keeruline leida kandidaate
Seetõttu sellised tööhõivele suunatud karjääriteenused tegelevad praegu hästi palju sellega, et kuidas siis saada tööturule ka need inimesed, kes seal praegu hetkel ei ole. Mainisin ära need noored, kes ei ole kusagil õppes ega ei ole tööl, kuidas neid tööle saada, aidata, kuidas erivajadustega inimesi tööle aidata, kuidas pikaajalisi töötuid tagasi tööle tuua. Et need on sellised väljakutsed, kus nad nuputavad ja kus meil toimusid hästi toredad sellised väikesed mini-häkatonid, et kus ka siin 10 minuti jooksul proovisime koos ühiselt leida lahendusi ja variante nende teemade juurde, mis sellises hästi optimeeritud eestlasele hakkas silma, et erinevate ministeeriumite haldusalas on siis neil seal juhtunud ka niimoodi, et see süsteem on kuidagi veidi kirjuks läinud, eri asutused on nõustamiseks, et kas sa lähed töötava inimesena, kui sa tunned vajadust karjäärinõustamise järgi, et siis sa pead leidma erinevad uksed üles, kas sa lähed siis nii-öelda nende mõistes sinna töötukassa jutule, kes aitavad sind, nõustavad sind tööturusuunaliselt või lähed siis haridusnõustaja jutule, kes aitab sind ümberõppe või täiendõppe suunal nõustab. Seetõttu ei tundu just kõige lihtsam kliendi vaates, aga nende jaoks ei olnud probleem ega midagi märkimisväärset, et see oli puhtalt selline eestlaslik kriitiline pilk, mis sinna juurde siis avastas selliseid aspekte. Nii, ja kuna medõdede teema on üle Euroopa kõige kriitilisem, et igal pool, nii kui need Sloveenia kolleegid rääkisid, et meil on siin suur probleem, on see, et keeruline on leida medõdesid, meditsiinitöötajaid üleüldiselt, siis kõik rahvusvaheline seltskond, kes me seal olime ka 4 riigist kohale tulnud, et kõik olid, meil ka täpselt sama probleem. Kõik siis rääkisid, kuhu nende meditsiinitöötajad on välja rännanud, näiteks ka Iirimaal, mis on hetkel väga heal majanduslikul järjel, väga-väga heal, ajaloos kõige paremal järjel, kui nad on üldse olnud Iirimaal, et ka nende meditsiinitöötajad on välja rännanud ja nende meditsiinitöötajad rändavad väga kaugele, nemad lähevad lausa Austraaliasse. Aga nüüd siis ma annan korraks Monikale, et meil oli selle õdede teemal. Et lihtsalt seal 3 töötukassa inimest tulid, rääkisid meile oma kogemust ja üks neist meie hinnangul pakkus välja suurepärase variandi, mida võib-olla on mõistlik mõnikord ka Eestis kasutusele võtta. Et nad küll rääkisid alguses, et õed ja õedeks on nurses, aga kuidagi, et kui me selle tutvustusega nagu lõpule jõudsime, siis mulle jäi mulje, et need tegelikult ei olnud mitte medõed, vaid pigem selline haiglate, hooldekodude nagu hoolduspersonal, kellest tegelikult jutt käis. Ja kohe seletan, miks ma nii arvasin, eks ju. Ja probleem on selles, mis on igal pool üks ja seesama, et hästi palju on selles valdkonnas vabu töökohti, küll aga on väga madal siis huvi nendele töökohtadele asumise vastu. Ja siis nad mõtlesid välja sellise huvitava värbamisprogrammi, tehes koostööd kohalike haiglate ja ka ühe vanadekodu või siis hooldekoduga, inglise keeles nad olid seda nimetanud, eks ju, vanadekoduks. Ja nad mõtlesid välja selle, et kutsuvad suure hulga inimesi kokku, mitte töötavaid inimesi, kellele siis tutvustatakse nii-öelda seda õetööd, kuigi ma kahtlustan, et tegu oli hoopis hooldustöötaja tööga. Ja siis tehti haiglas ringkäik, näidati, et kui põnev ja tore ja ma ei tea, andev, rahuldust pakkuv see töö tegelikult on. Ja seda, et ütleme nii, et kutse saadeti, kui ma õigesti mäletan, mitmesajale inimesele, kohale tuli mitukümmend ja neist siis sõelale jäi 12 inimest, kellel tekkis nagu rohkem huvi selle töö vastu. Nemad said siis võimaluse rääkida haigla peaõega või ka teiste kolleegidega, et natuke rohkem päris inimeste käest küsida ja kuulda, mis see töö endast siis sisaldab.
ja nendest 12 inimesest siis 4 tuli sellisesse väljaõppeprogrammi ja vot nüüd on see koht, kus ma mõtlesin, et see ei saa olla medõe töö, sest see kestis minu arust ainult pool aastat. Ja mulle tundub, et vähemalt Eestis medõeks ikka õpetakse märksa kauem aega. Et see on ikkagi väga spetsiifiline ja erialast oskust ja teadmist nõudev ametikoht, et miks ma hakkasin arvama, et siis me nagu arutasime tükk aega ja ma ütlen, mul ei tekkinud kindlust, et mis töö see on, aga ma pigem arvan, et see ei ole päris nagu medõde ja et nad said selle väljaõppe järel nii-öelda ametliku kvalifikatsiooni ja mis oli ka hea, et ikkagi selle väljaõppe ajal nad said siis miinimumtasu. Et mulle tundus, et Mirjam ka nõustus minuga, et see oli tõesti täitsa huvitav ja võib-olla jäin eriti nüüd nende viimaste uudiste valguses, kus Ida-Virumaal vist hakatakse mittetöötavate naiste tööhõivega tegelema mingi projekti raames, et äkki midagi sellist saaks teha. Aga ma annan nüüd sõnajärjel tagasi Mirjamile. Ja, et sellised hästi praktilised asjad jäid meile silma ja kui me seal õhtuti arutasime ka, et mis sul täna oli selline highlight või niimoodi, et siis kuidagi nagu olidki sarnased teemad, mis meid kõige rohkem kõnetasid. Siis seda QR-koodi kaudu võite jõuda ka sinna ühele hästi toredale Sloveenia sellisele karjääriteenuste portaalile, mille nimi siis sloveenia keeles on Moja Izbira, see peaks tähendama midagi sellist nagu minu valik. Ja see on hästi üles ehitatud sellisele nagu ametite ja kutsete tundma õppimisele, saad seal panna mingisuguseid neid paare kokku valida nagu memory mängulaadselt midagi sellist, et paned ametinimetuse ja siis mingi kirjelduse sinna kokku sellega, et sellised hästi erinevaid veebipõhiseid mänge, aga leiab ka erialade tutvustusi ja selliseid lühivideosid erinevate erialade ja kutsete tutvustamiseks, et eelkõige siis nagu pigem kutseõppe võib-olla promomise ja eesmärgil ka on siis see minu ja seal oli, ma võib-olla korra lisan, et vaatame, mis oligi ka võib-olla väga huvitav oli see selline skaala, et kui reaalne või kui suur tõenäosus või kui suur on see vajadus selle ametikoha järgi oli üks selline, et nii-öelda, et mulle võib ju huvi pakkuda, aga kui tegelikult see ei ole väga potentsiaalikas töökoht, siis aga ta tuli nii ilusasti selline jälle visuaalne, mis võib-olla noortele on mõjus. Just. Ja üks amet, mis meile kõigile nendele õpiränduritele seal silma jäi, oli nagu kiviraidur vist või skulptor tegelikult või midagi sellist vahepealset, sest et me mõtlesime, mis mõttes nagu te peate sellist eriala promoma või kuidas, aga see on Sloveenia puhul jälle kultuurilised eripärad tulevad sisse, et see on nende selline rahvuskultuuri osa ja traditsiooniliselt hästi tugev olnud alati läbi ajaloo nende rahvuskultuuris ja selline kunstistiil ja mida nemad teevad. Ja käsitöö ja just niisugune kivitööd seal juures. Siis siin on nüüd pildistasin üles peaaegu terve ühe kaardipaki, mis meile anti seal ka kingituseks igale ühele kaasa kõikidele õpiränduritele, aga see oli üks hästi tore selline ka võimalus ja kuna need nimetused seal iga kaardi peal on üks eriala nimetus ja need on sloveenia ja inglise keeles, et kui te niimoodi luubiga vaatate, siis te võib-olla näete neid seal. Ja selle kaardipaki juures on siis jälle sloveeniakeelne selline juhend, aga tegelikult niimoodi iga karjäärinõustaja oskab sealt leiutada ise ka erinevaid toredaid mängukesi kohe, mida selle peal teha. Mina olen seda juba oma tööl oma tiimikaaslaste peale katsetanud ja kui me selle kaardipaki olime kätte saanud, siis see oli täpselt sellisel päeval, kui me üksteisele tutvustasime oma enda lemmikmeetodeid. Siis üks meie hästi tore Iirimaa kolleeg haaras võimalusest kinni, võttis selle kaardipaki ja juhataski oma meetodi sisse või oma töö tutvustamise sisse selle sama kaardipakiga, ütles, et võta nüüd siit leia üles üks amet, mida sina lapsena või kelleks sa lapsena unistasid saada ja siis natukene räägi sellest
ja kuidas see praegu seostub sinu praeguse karjääriga. Ja samal ajal me siis rääkisime ära, aga ta siis ka hoiatas nagu sellisel teisel tasandil, et võtta, et selline mäng on nagu hästi hea selline avamisharjutus, et kui sa tahad kuskil kellegiga nagu seda minna sügavuti karjääri nõustamisel, aga julgustas ka nagu riskid läbi mõtlema, et see võib ka minna liiga emotsionaalseks, et seal, kui sa ikkagi lähed lapsepõlve seal nende kaartide ja selliste loommeetoditega, et siis ole valmis tegelema emotsioonidega. Mis veel selle kaardipaki juures on tore tegelikult, et siin pole ainult traditsioonilised ametid, siin on ka selliseid hästi moodsaid asju, näiteks rohelise energia või jätkusuutliku energia ekspert või siis andmeinsenerid. Ma praegu nüüd ei leia seda kõige moodsamat asja, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida. Ja siis näiteks et virtuaalraha ekspert ja sellised nagu hästi moodsaid ameteid samamoodi on seal, et mida saab arutada nii noorte kui vanade klientidega. Noored, vanad, kuked, kanad, kõigile on see tegelikult täiesti kenasti kasutatav. Et sellised loovmeetodid on toredad. Siin järgmise pildi peal me olime oma kõige viimases töötoas, mis oli ka kõige võib-olla sellisem kaasahaaravam ja kõige üldsegi kaasavam töötuba, kus meil tegelikult see töötoa läbiviija põhiteema oli need noored, kuidas aidata tööturule või ka õppima neid noori, kes hetkel ei õpi ega ei tööta. Aga seda töötuba sisse juhatades ta pani meile põranda peale hästi erinevaid pilte ja kaarte ja andis meile hetke aega, et me mõtleksime, valid välja endale sealt ühe kaardi ja siis tutvustad selle järgi võimalikult lühidalt ühe lausega, muidugi kõigil läks 6 lauset, et tutvusta iseenda tööd ja kuidas see kaart ja see pilt sümboliseerib seda, mida sina praegu oma tööks teed. Ja hästi põnev oli, kuigi me olime seal juba 4 päeva kõik koos olnud, selle väikese grupikesega, siiski me õppisime väga palju üksteise kohta ja üksteise töö kohta sellisel uuel loovmeetodil juurde. Nii, ma annan vahepeal Moonikale. Ja, et sa saad suud puhata, et ma siis räägin ka selle teise meetodi lahti, mis meile väga meeldis selles samas noorte töötoas. Oli selline asi, et ta jagas meie grupi peale sellised väiksed paberlipikud, kus olid erinevad kaasused, olid siis kirjeldatud mingit inimest ja siis tema nii-öelda olukorda, et miks ta siis parasjagu ei tööta. Need olid kõik mittetöötavad inimesed. Aga ja nüüd tuligi, et igaüks meist, tegelikult neid lipikuid oli vähem kui meid endid, et siis me kuidagi niimoodi grupeerusime, et tuli tutvustada või ette lugeda see, mis sulle sinna paberi peale oli kirjutatud ja siis minna ja paigutada, et umbes, et me jäime, et kui see mingi tahvel on tööturg, et kui lähedal see konkreetne inimene on tööturule, et tekkis nagu selline skaala nendest 6 kaasusest. Et kõige lihtsam oli siis ja kõige lähemal oli see inimene, kelle kirjelduses oli sisuliselt see, et tal on tegelikult juba nüüd tööleping sõlmitud ja ta asub tööle 2 kuu pärast. Aga ülejäänud kaasused täitsa tekitasid arutelu, kuna osad meie siis sellest rahvusvahelisest grupist olid sellised, kes tegelikult tegelesidki eeskätt noortega, aga mina näiteks, eks ju, minu jaoks oli see suhteliselt uus või kauge teema, et mul oli päris palju nuputamist, aga mis oligi tore, et siis nii-öelda tekkis selline grupi arutelu, tekkis ka kerge vastandumine, et kui üks arvas, et ei, see peab olema lähemal ja nii-öelda neid kaasuse, et sa panidki need paberitükid põrandale maha samamoodi, eks, et kuule, kas see läheb siia vahele või sinna tahapoole, et siis selline
ma ütlengi, et see oli jälle ja see, et hästi tore, et sa kasutad ära ruumi, sa kasutad ära inimeste liikumist. Igaüks pidi, nii-öelda, kui sa ise lugesid, ise mõtlesid, sa pidid ise otsustama esialgu, eks, et kuhu mina selle paneksin ja siis said nagu kaaslaste nõu küsida või kaaslased võid ise oma selle nõuande välja hüüda, et see oli selline hästi tore interaktiivne ruumi kasutamine, aga mul endal tekkis veel see mõte, et tegelikult võiks olla niimoodi, et nagu rollimängud, et tõesti, et mitte sa ei pane neid paberilipakaid, vaid inimesed ise tekitavad endast rea, eks ju, ja kuskil on see tööturg, et kes sellele nagu lähemal on. Et mulle tundub, et sellist meetodit, kas siis mingis grupinõustamises, ja need kaasused ei pea olema ju need kaasused, et need võivad olla mis iganes, et igatahes see tundus jälle selline tore variant, mida mina ei olnud varem kogenud ja mis jälle on hästi huvitav, ikkagi ma tooks selle õpirände juures välja ka selle nüansina, et need erinevad rahvused, et Mirjam, meil oli nii-öelda 3 inimest Iirimaalt, ja siis üks Iiri härrasmees, mitte seesama, kes seda harjutust meiega tegi, tuli, ütles mulle pärast, et ma just meelega nagu umbes esitasin mingeid vastakaid arvamusi sellele, mis mina olin või et neid saksa prouasid provotseerida, et nemad kogu aeg arvavad, et nemad teavad kõige paremini. Et selline, selles mõttes, et see hakkab selline, et rahvuste mäng võib-olla ka seal taustal kusagil mängima. Et Mirjam ka muigab ja saab aru, mis seal, et eestlased olid sellised võib-olla vaoshoituvad ja jälgisid seda mängu, mida teised rahvused omavahel mängisid. Vot, ma vist rohkem selle kohta praegu ei ütleks jälle. Annan sõnajärje tagasi. Ja sama asja kohta ma lihtsalt veel, et kui sa ütlesid, et need teemad või need kaardikesed, mis seal tekitasid rohkem arutelu või sellist diskussiooni, üks niisugune näide oli, et päris täpselt neid lugusid ei mäleta, neid juhtumite kirjeldusi, aga näiteks, et keegi, kes põhimõtteliselt on, üks juhtub, et põhimõtteliselt on inimesel olemas haridus, isegi mingi varasem töökogemus, aga tal on väga suur isiklik tõrge, kas mingisugune psühholoogiline selline tõrge, ta ei saa, tal on võib-olla mingi sotsiaalärevus või mingi asi, ta ei suuda minna töövestlusele või tööle, et ta lihtsalt ei suuda sealt kodust välja tulla, on ju. Ja siis sellised lood tekitasid väga palju arutelu, et kas tema nüüd on siis nagu lähemal tööturule või just nimelt kaugemal, on ju, et kui tal on vaja need psühholoogilised tõrked ületada, kuigi võib-olla on tal nagu CV mõttes paberi peal paistab ta täitsa okei ja mine homme tööle. Ja seal oli jälle kõrval see üks naine, kellel oli vist 3 last ja tema põhiline takistus oli see, et ta ei olnud võimalik lastehoidu korraldada või et jah, et need olid igati huvitavad elulised kaasused, aga just see, et kuna ma igapäevatöös selliste olukordadega jätkuvalt mõtlen, minuga tegelen niši sihtrühmaga, et siis see oli mulle väga isegi silmi avav, mis juhtumitega nii-öelda karjäärinõustajad oma töös kokku puutuvad. Just. Siis siit me ette lugema ei hakka, aga need me loetlesime üles igasuguseid linke ja vihjeid ja kasulikke viiteid sellepärast, et siis, kui me pärast jagame materjale, siis saate klikkida neid läbi, et erinevatest ettekannetest me olulisemad lingid siia kopeerisime kokku. Palun vabandust, vahepeal keel vahetub kuidagi sujuvalt. Ma alles praegu ise märkan, et ennem kirjutasin oma arust ühes keeles, aga selgub, et on 2-keelne slaid. Ja kokkuvõtteks saame nüüd mõlemad lisada, mida me ise õppisime või mis see kasu sellest käigust siis oli. Et mina julgen küll öelda, et see isiklik areng oli väga-väga mitmekihiline. Mina olen varem käinud õpirändes hästi erinevatel viisidel ja iga kord on isiklik areng väga suur olnud, ka see kord, ja jälle väga mitmekihiline. Ja et see rahvusvaheline võrgustik, mida me oleme maininud, et just see, et kuidas erinevatest riikidest sarnase töö, sarnase eriala inimesed tulevad kokku ja arutlevad nendel ühistel teemadel ja see võrgustik, et mitte ainult Sloveenia kohta me ei õppinud asju, vaid me õppisime nende teiste riikide kohta ka nende teiste maade, suvaliste lõunalaua juttude raames, et nende teiste maade sellise igapäevaelu ja hirmude ja murede ja sõjateemade kohta, kuidas kellelgi on tunnetus, kui kaugel või lähedal keegi ennast tunneb ja nii edasi. Siis selline
globaalne, mina oma arust olen jube tolerantne ja selline nagu mitte päris globaalne kodanik ei ole, ikka Eesti patrioot olen, aga selles mõttes, et hästi tolerantsena ennast pidasin varem, siiski ma tundsin, kuidas selle 4-päevase lähetuse jooksul samamoodi see globaalse ühtsuse tunne ja tolerantsuse tunne kasvas. Et sellised ühised probleemid, et kui keegi seal näiteks Sloveenia kolleegidest hakkas oma esitluse raames mingisugust teemat tutvustama, kõik jälle noogutavad kaasa ja meil on sama mure, meil on sama teema. Üks nendest meie saksa kolleegidest, sealt mulle jäi kõrvu selline fraas, ta ütles, et ja me elame samal planeedil, meil on samad mured, et ütles kellegile, kes seal oma Sloveenia sellist tausta nagu hästi detailselt tutvustas. Ja nüüd, kui ma täitsin seda Erasmus plussi tagasiside lehte, siis ma sain aru, et sellel asjal on terminoloogiline nimetus küljes, European Sense of Belonging. Mina arvasin, et see oli see globaalne ühtsus, mida ma tundsin, et kasvas, aga see on see Euroopa kuuluvustunne, mis ilmselt minu sees ka ma tundsin, et kasvas. Ja nii nagu Maris oli rõõmus oma inglise keele harjutamise võimaluste üle, mina samamoodi olen tundnud puudust, et viimaste aastate jooksul on vähe olnud võimalust tööalast inglise keelt harjutada ja tunnen, et see on rooste läinud ja selle lühikese lähetuse jooksul hästi palju oli võimalus seda roostet sealt maha kraapida ja ennast jälle kuidagi niimoodi ladusamalt tunda. Jah, ja see mängulisus, need kaardid, kõik need sellised praktilised asjad sinna juurde ja siis üks väga-väga suur kasu minu jaoks oli see võimalus Monikaga koos seal just nimelt käia, et meil olid hästi kuna meil on igapäevases töölauas on ka sarnased sellised väljakutsed ja teemad, et siis me saime hästi palju oma igapäevaseid töölaua teemasid kuidagi hoopis uuel tasandil niimoodi arutleda ja vaadelda. Et see oli tõeliselt suur väärtus, sellepärast ka selle lõpuslaidi peal need pildid on niimoodi meie kahekesti koos veedetud ajast. Ja see elamus Sloveeniast, et kui keegi kunagi mõtleb, kas minna või mitte minna, et siis kindlasti minge, et see on imeilus koht, puhas, rahulik, edukam, kui ma oskasin eelnevalt arvata ja mis me avastasime mingil hetkel mitmendal päeval, et mis see erisus on, et mis siis eristab Ljubljanat Tallinnast, keegi ei torma, kõik kõnnivad rahulikult. Ma siis võib-olla kõigele, mis Mirjam rääkis, kirjutan 2 käega alla ja tahangi tunnustada, et tegelikult kogu nende slaidi majanduse juures siin on ikkagi Mirjami käsi põhiliselt mängus. Mina tegin 2 slaidi, need, mille juures mina rohkem rääkisin, eks ju. Aga ma tahaks võib-olla juurde tuua veel tõesti sellist, et inglise keel, uued nipid, trikid, võrgustik, mis ma ise panin vaata nagu nendeks isiklikeks eesmärkideks ja mis said kõik täidetud. Aga vot selline mingi emotsionaalne tasand, mida ei osanud ei eesmärgina sõnastada ega isegi mitte oodata, et mida see konkreetne riik ja see konkreetne reis ka mulle õpetas, et võib-olla ka Mirjam nägi mind sealt kõrvalt, et ma tegelesin tegelikult, kuigi püüdsin ette ja taha asjad ära teha, nagu oma tööasjad, siis paraku meie töö Riigikantseleis on selline, et see leiab su 7 maa ja mere tagant ka üles, et tegin seal öösiti hotellis ja nii edasi, aga tegelikult see kuidagi täpselt see aeglasem tempo, et see nagu esimesest päevast kuidagi nagu positiivses mõttes raputas mind, et ei pea, et tuleb natukene tõmmata tempot alla, et ma ei tea, ise ellu jääda ja kuidagi tõesti, et ma ei julge nüüd öelda, et ma ei ole enam nagu orav rattas, aga ma igatahes, see peaaegu nädal aega, ütleme nii-öelda 5 päeva, mis me seal koha peal olime, kuidagi aitas ka sellele nagu hästi palju mõelda, et iseenda võib-olla, ütleme siis sellise vaimse tervise ja säilenõtkuse ja nii-öelda stressile vastupidamise suhtes, et mida sa saad ise ära teha.
minna ja olla ja nautida neid tänavavaateid, jalutada aega saanud, mitte tormata kogu aeg kiires tempos, ma ei tea, tööle või järgmisele koosolekule ja nii edasi ja nii edasi, et vot selle väikse mõttekese ma lihtsalt lisaks siia juurde. Aitäh ja meie poolt vist kõik siis. Suur aitäh, tõesti eeskujulikult ajas 55 sekundit jäi üle. Eraldi aplaus selle eest ka veel. Nii toredad esitlused. Juba Mirjam ka siin lahkelt ütles, et siis kui te läbi vaatate neid, et siis pärast saate klikkida igale poole, nii et saatke siis mulle meilile palun, ma leian viisi neid kõigi huvilistega jagada. Ja mul on selline väike palve, et lõpetaks selle tänase akadeemia ampsu sellega, et jagaks korra neid mõtteid, mis te siit kaasa võtate täna. Kohe panen ka meie kõigi poolt olevalt armastatud Mentimeetri ette siia. Ja siis ootan teie tagasisidet. See slaid, kas tuli ette QR-koodiga slaid? Jaa, väga kenasti. Panen chatti ka lingi, kes armastab lingi kaudu minna, tahab arvutis vastata, kes tahab telefonis vastata, saab kasutada QR-koodi. Et palun jaga neid mõtteid, mille sa siit kohtumiselt endaga kaasa võtad. Nii, ma loodan, et jagasin nüüd teiega seda Mentimeetrit ka. Mul juba teist korda ei anna ta väga palju paremini presenteerida kui ainult brauserit näidates, aga saame hakkama. Ja saan hiljem neid mõtteid ka siit jagada, et ma usun, et me kõik saime tegelikult inspiratsiooni selliseks igapäevatööks erinevate meetodite näol ja teiseks sellist meeldetuletust selles osas ka, et tõesti, mis on nendes õpirännetes niivõrd võrratut ja miks tasub enda professionaalse arengu jaoks selline vahva asi ette võtta. Ja siin Maris ka korra rääkis sellest, et jah, sellega kaasneb päris põhjalik kandideerimisprotsess, aga mina arvan, et see on ainult pluss, sest et tegelikult see võimaldab hästi põhjalikult läbi mõelda, mida, kuhu, miks ma tahaksin tegema minna. Nii et siit ka tulevad, et tahaks uuesti õpirännata, kas pole üldse kunagi käinud või ei ole veel käinud või pole ammu käinud. Ja erinevaid selliseid mõtteid siit ka meetoditest, mida te jagasite. Nii, aga ma panen siit selle jagamise ära, et ma korra teid näeksin. Ja panen veel kord ette kõige viimase slaidi. Küll on tore vilgutada siin, kõik virguvad kindlasti selle peale ja mõtlevad, et vahva, et Sandra nii teeb. Nii, kohe lõpetan. Tahtsin lihtsalt öelda, et kohtume siis taas Akadeemia ampsude teisel seminaril 30. mail ja siis kuuleme 4 riigi kogemust. Siis kuuleme, kuidas oli õpirännata Rumeeniasse, Iirimaale, Prantsusmaale ja Norra.